tere kõigile meie aastavahetuse meditatsioon. Panin siin juba küünlaviiruki põlema. Täna natuke hiljem, sellepärast et ärkasin varem ja ikka jõudsin hiljem. Kõik, no ju siis seda aasta niimoodi sümboliseerib, et kõik asjad ära teha oli vaja nii. On aastavahetus. Siin on mul vesi. Nii vara hommikul ma rampust ei saa. Siis oleks juba pidu. Aga ikka peab olema õige prep. Ja vett ma pean kogu aeg jooma, et hääl oleks hästi. Nii, nüüd on õnneks ongi. Hilinemisel oli hea põhjus see, et kõik oleks kohal. Et muidu on ma niimoodi, et eelmine oli ka, et ma alustan. Järjest tuleb inimesi juurde ja see meditatsiooni osa, millega ma tahtsin kohe peale tulla. See kogu katkes ja ei saagi seda. Et andsin aega koguneda. Ja küünalviiruk põleb. Issand hea, et me tegelikult neid asju teeme. Et ikka on elu selline, et tulevad igasugused ärritavad mõtted ja nii palju on teha. Ja mina nagu ei võtakski võib-olla nii ennast ei sätiks, aga see teeb alati mul tuju heaks, kui ma seda teen. Ja alati kui teed teistele, siis see vägi ja valgus on alati suurem. Ja seega on ka minu enda päev rohkem õnnistatud. Et siis algab meie aastavahetuse meditatsioon. Ja nagu ma ütlesin, ka seal kuulutuses juba vanasti pöörduti siis külatarga või juurde, kui tehti pidusid, et näeks nägemusi. Et alati ka Eestis oli selline šamaan ja seda rääkis ka, see on tõesti sündinud lugu, igas külas oli inimene, kes oskas taevatähti lugeda, igas külas oli oma ämmaemand ja igas külas oli ravitseja. Šamaan elas tavaliselt teistest eemal, mäe otsas, vaatas ainult tähti ja elaski sellest ühiskonna elust eemal, et olla nii puhas, et võtta vastu neid sõnumeid. Kõigil sellel on erinev vibratsioon. Mina ei ole ühiskonnast eemal, vaid väga selle sees, aga mina oskan ümber lülitada ja õpetan seda ka teile. Ja et selleks, et üldse me nüüd siin edasi läheksime, teeme sellise hästi kiire rahunemise. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Mina tulin ka saginast, sättisin, värvisin, panin riidesse. Mul käis küll juba ettevalmistus, et alati, kui ma midagi sellist alustan, ma ei saa alustada niisama nagu voodist ja tušaselt. Vaid mul käis väga spirituaalne muusika, mille järgi ma tantsisin. Ongi alati ma räägin see puhtus, see pesemine, need rituaalid, mis valmistavad ette nüüd juba pikalt, et vastu võtta inglite sõnumeid. See, nagu paljud mulle ka vahepeal kirjutavad öösel, üks alguses ka. Aga alati ju sinuga on hea rääkida sellistest asjadest, sa peaks nagu iga hetk selles olema. Ei ole. Selleks on vaja suurt ettevalmistust, et rääkida peaingel Gabrieliga, et vastu võtta inglite sõnumeid, et olla selles energias. Ja kõigel ongi oma vibratsioon. On inglitel, on vaimsusel, on elul, on tervendamisel, on armastusel. Mina olen selle enda jaoks lähendan niimoodi, et mul on iga selle aspekti jaoks oma nimi, kui ma olen midagi saanud, ja mul on oma muusika. Ja et minna inglite kanalisse, on mul oma uks
Ja selleks on palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Kallis Jumal, kallid inglid, palun õnnistage me tänast meditatsiooni ja palun aidake mul vastu võtta kõrgemaid sõnumeid peaengel Gabrielilt ja teistelt, kes aitavad meid selle uue algava aastaga. Tänan teid. Aamen. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Loe mõttes 8, kui sa hingad sisse. Ja mõttes 8, kui sa hingad välja. Laseme praegu kõik vabaks, mis meid täna õhtul ootab, mis me peame tegema, mis meid ümbritseb. Laseme kõik vabaks. Keskendume sellele, et ma olen siin ja ma olen praegu. Ja ei ole paremat hetke kui see, mis on praegu. Ja ma hingan hästi sügavalt sisse ja välja. Nüüd on tulnud aeg, kus pühendame selle aja lihtsalt mediteerimisele ja inglitega koos olemisele. Vaatame tulevikku, ennustame tulevikku, sest alati see tulevik on muutuses. Palju asju läheb nii, nagu me vaatame. Palju asju õnneks võib-olla ei lähe. Aga hea on ette teada, et ette valmistada ennast uueks algavaks aastaks. Peaengel Gabriel on siin, ma tunnen tema lähedust ja edasi hakkangi teile õpetama. Sest Gabriel on suur õpetaja, mida ma soovitan. Minu jaoks sai alguse, kui ennustasin peaengel Gabrieliga selle ette, et muutub see maailm enne koroonat täiesti kardinaalselt. Ja Gabriel rääkis mulle, et sellest aastast saab alguse uus ajastu. Et kui 100 aastat hiljem inimesed vaatavad sellele ajastule tagasi, siis nad isegi ei usu, et selline asi oli olemas. Nii suur muutus on meil ees, nii suure muutuse lävel me oleme. Maailm muutub täiesti. Seda saab võrrelda nagu auto kasutuselevõtuga. Nii kardinaalselt muutub meie maailm. Kuid siiski see läheb paremuse poole. See on külluse ja rahu ajastu, kuigi see võib tunduda, et see nii ei ole. Kuid selle eesmärk on sinna jõuda, et kõigi jaoks oleks rohkem küllust, aega, raha ja energiat, et me saaks tõesti teha oma kõrgemat elu eesmärki. Inglid ütlesid, et tulemas on inglite ajastu. Inglid on oma olemuselt natukene karmid ja metallsed. Toimub nagu suur muutus ja puhastus meie enda mõtetes. Me peame muutuma. Me peame saama oma kõrgemale eluteele. Nüüdsest saab kõrgemale eluteele minek peamiseks, lihtsamaks, kergemaks. Kui varem valitsesid sellised asjad nagu Trump ja Playboy, casual sex ja ööklubid, narkootikumid ja kõik need pahed, et neid oli kergem teha, kui olla oma õiglasel teel. Inimesed läksid nii vaimsele teele, et nüüd on kõik ette valmistatud selleks, et minna oma kõrgemale eluteele, täita oma tõelist elu eesmärki ja see ei ole nii raske. Kuid maailm peab muutuma
kui me kõik peame muutuma. Kogu maailm on muutuses ja kuigi esialgu tunduvad need muutused kardinaalsed, radikaalsed ja rasked, kuid see on Jumala viis. Et vahepeal on niimoodi, et tundub, et midagi läks nagu halvasti, aga see hoiab ära palju halvema. Nii et mõtleme alati, et kuidas, aga kui nii ongi hästi. Ja püüame ise kõrgemale teemel, kas või see haigus. Meid pandi koju, maailm oli puhtam, tervem, tegelikult minagi. Ja nagu kõik teised olid palju tervemad selle koroona ajal, sest et pesti käsi. Haiged ei tulnud tänavatele, pesti neid korve. Lapsed ei olnud koos lasteaias, koolis. Oli liiga palju seda füüsilist kontakti, mida meil polnud vaja. Inimkontakt on imeline, suhtlus teistega on imeline, aga kui see on vastumeelne vastik, kui sul trõgitakse poes selga, kui sulle haevastatakse näkku, sa jääd haigeks, kui sa käid poes ja sa ei saa rakendada oma kõrgemat elu eesmärki, siis need kontaktid on üleliigsed. Puhtus, kord, kõrgemad tundled, mõistlikkus, mõõdukus, meelekindlus, usk, lootus, armastus, vaprus, need on inglite olemise viis. Ja neid tundeid peame me rakendama sellel ajastul. Kuigi oli raske, kuigi oli harjumatu, teenis see ikkagi kõrgemat elu eesmärki. Oma lehel olen ma pannud üles ühe Jumala kanalduse sellest, kuidas ta näitas, et üks sepp oli metsa sees. Ta ärkas hommikus üles oma väikses palgis majas. Ümberringi laulsid linnud ja päike tõusis. Ta ärkas üles, sirutas, jooksis ja läks allika juurde, võttis sealt kruusiga vett. Sõi peale pohla marju, vaatas päikesesse, viskas mõne salto ja kukerpalli. Siis läks ja jõi kohvi, tegi oma kohvi ja selle kohvi tõi talle trooniga Brasiiliast. Otse Brasiiliast troon, millel olid väga värsked ja head kohvijoad. Ta jahvatas need kohvijoad käsitsi, tegi endale kohvi, istus kokku pandavasse tooli, tillukesele terrassile oma palgist tillukese maja ees, mõtiskles, vaatas päikeseloojangut. Sättis siis oma sammud oma töökoja juurde. Nokitses seal, sättis natukene ja siis tegi lahti arvuti. Ja nii nagu mina praegu, hakkas ta näitama kõigile, kuidas tema teeb. Noored lapsed vaatasid huviga, mida ta teeb. Seal oli kena muusikagi taga ja paljud tegid sellest ka teisi videosid. Paljud õppisid. Või vaatasid seda. Tal olid miljoneid vaatamisi ja sealt tuli talle päris hea summa. Ja siis ta müüs oma tooteid, neid imelisi kirsturauast kaunistusi. Et ma mõtlen vanaaegset kirsturiide, mitte iningi, kapi hingesid. Imelisi, kaunid, kunstipäraseid hingesid ta tagus seal. Neid ta müüs igale poole üle maailma. Jaapanisse, Inglismaale, Kanadasse. Siit samast, väiksest Eestist, väikse Männi metsa alt. Kõige tähtsamad vahendid selleks tõi talle troon. Ja ka seda saatis oma pisipakid trooniga. Vahepeal läks ka ta linna. Linn oli natukene tühi, aga seal oli üks armas kohvik, kus oli väga armas kaunitar, kelle juures ta käis ka kohvi joomas ja saiakest söömas. Nad kohtusid. Ta käis seal palju. Ta ei julgenud kunagi võtta otsust, et temaga rääkida. Kuid ükskord nad rääkisid, nad said kokku, nad abiellusid. Mehele jäi see imeline koht metsas alles. Aga naine ja lapsed olid suures majas. Kõik lapsed said tegeleda sellega, mis neil oli vaja teha. Nad olid koos emaga, ema küpsetas, koerad jooksid ringi, kassid, jänesed. Aeg-ajalt tegid lapsed arvuti lahti ja õpetajad üle maailma rääkisid neile, õpetasid neid
Neil oli selgelt ABC ja mõni oli juba tundma õppinud 6-aastaselt kosmosetarkusi. Kõik rakendasid oma elu eesmärki, kõrgemat eesmärki, olid õnnelikud ja rahulikud. Ja mees sai vahepeal tagasi minna sinna metsa ja rahus mõtiskleda elu üle, taguda neid hingi, müüa üle maailma ja minna oma pere juurde, oma naise juurde tagasi. Jumal alati räägib mõistujuttudes ja muinasjuttudes, kuid see muinasjutt on meie tulevikust. Siin on palju mõttetarkusi, kuhu meie maailm liigub ja mida me tegema peame. Gabriel ütleski, et kas sa tahad või mitte, aga maailm liigub niimoodi, et meie lennuteed muutuvad. Taevas võetakse kasutusele. Põhimõtteliselt see pilt, mida ta mulle näitas, oli nagu ulmefilmist, mida me oleme näinud tähesõdades ja igal pool. Et taevateed võetakse kasutusele. Droonidest saab alguse taevateede kasutuselevõtt. Lennumasinad ja tegelikult see ammu on alanud, see algas juba siis. Meie lihtsalt ei näe seda, aga üks hetk toimub see muutus, see viib sinna. See on majanduslik, kõik mis meil toimub, kõik viib sinna. Et kui me nüüd vaatame edasi, siis kõik need, näiteks kas või see sõda, mis on praegu Ukrainas, see kõik on majanduslik. Ja meile söödetakse muidugi meedias vale informatsiooni. Ma isegi ei tea, miks see on vajalik veel, aga põhimõtteliselt mulle rääkis Gabriel, kui mina küsisin sõja kohta, et seal on alati olnud juba sellised rahutused ja kohalik nagu kodusõda. Et see on oligarhide sõda. Oligarhid on Venemaa rikkurid. Üks oligarhide tütar varastati ära ja viidi Ukrainas seal ühes laohoones ja see oligarh palus abi Venemaalt, Putinilt, kuna nad on head sõbrad, et ta läheks appi. Ja siis mõtleski Putin, et ma teen siis ka selle ära, kuna tal oli väga palju kirju tulnud Kaubandusliidust ja paluti abi. Osad Ukrainas tahavad olla Venemaa osa ja seal ei ole hea elada enam. Seal on nagu maffia ja selline. Juba ammu ju räägiti, et meilgi Eestis, et oleks vaja töölisi enam ei ole, et koolitame kõik ülikoolis targaks, aga kes siis tööd teeb, et äkki tooks Ukrainast ja palun väga aastad hiljem meile tuleb Ukrainast inimesi. See kõik on majanduslik. Putin läks siis appi. Need, kes tahavad Venemaa osad olla, need on seal, lähevad Venemaale. Need, kes tahavad Euroopa osal, saadetakse Eestisse ja mujale. Nii see on. Ja siis muidugi sinna veel segatud nüüd teised asjad nagu Ameerika. Ja sealt olen ma ammu näinud, et Ameerika ikka teeb nagu kaksiktornidega, et süüdistame teist ja et meil oleks ikka maavarasid. Et nägin ka nagu pommide nagu liikumist sinna, aga see kõik on tehtud, see ei ole nagu päris, et ärge arvake, et seal mingid emotsioonid on. Ei, see kõik on majanduslik mäng, kõik riigid suhtlevad omavahel, see on kokkumäng, see on majanduslik mäng ja keegi lõpuks saab kasu sellest, et tulevad kasutusele robotid, me kõik oleme kodus, me kõik ostame e-poodidest, meil on droonid, aga see muutus peab tekkima, vajadus peab tekkima, meid aetakse nagu sinna, muidu me ei läheks. Meie peame kohanema, meie peame märkama, meie peame olema, kuid ärgem arvake, et Eesti otsustab midagi, et Venemaa lihtsalt teeb, mis tahab. Ei, kõik on ikkagi kokkumäng ja räägitud, kõik on ikkagi raha, maavarade ja muude asjade seikluste päralt. Need suured asjad siis mõjutavad meid ikkagi väga palju, milleks neist üldse juttu saab olla. Ma olen näinud ka seda, et nagu oligi, et Eestis tulevad rahutused ja elektrikatkestused nagu tükk aega enne. No, ja nüüd ongi elektrika probleemid ja kui mina nüüd edasi vaatame seda aastat, siis need lähevad Eesti jaoks nagu seda ei mõjuta eriti, mis tuleb või nagu need pommid, mis hakkavad lennutama ja seda ka näen, et meid pannakse jälle tuppa
aga sellepärast, et nagu öeldakse, et nagu mingi pomm nagu lõhkeks, aga tegelikult jälle seda ohtu ei ole nii suurt nagu koroonaga, et noh, A-gripp on minu arust palju hullem kui koroona, aga noh, ta on olemas, mingi oht on olemas, siis nad nagu hirmutavad meid, et see gaasi või mingi sihuke pomm või midagi sellist, et ärge kartke, et tegelikult ei ole nagu päris, aga meid jälle sunnitakse ikkagi kodudesse. Millegipärast saavad droonid liikuda e-poodidesse, kuidagi sihuke jälle nagu inimesed, vastuolud tulevad, aga noh, kõik lepivad sellega, et lõpuks ju ei saa, et üksi revolutsiooni teha, et sa pead lihtsalt nagu leppima selle maailmaga. Et ikkagi seda nagu tuleb küll jäneseaasta, mis oleks nagu, mis ongi tegelikult esinejad, isegi näed, mina kui hakkan esinema ja ongi, et kui nagu kuhu liigub, et kõik see YouTube, kõik reklaam, kõik läheb netti, nagu ajakirjandus läheb netti ja see aasta on kõikide sellise meedia ja netis olemised, sinna liiguvad rahad, sinna liiguvad küllus. Kõik reklaam asendub lõpuks niimoodi, et lõpuks õpetaja ka näitab mingit toodet vahepeal, et aga lapsed, ostke Marianne kommi, see on väga hea, et teenida raha. Ega paljas ka ei saa olla, kui maailm kokku kuskile peab minema ja see raha läheb siis meediasse, YouTube'i. Et inglid on ka mind alati nagu suunanud, et ma õpiks käsitlema neid tehnikaid, uusi tehnikaid, et ma ei jääks mingil juhul maha. Et mina, kes ma olen tegelikult oma olemuselt väga vanamoodne, et kirjutaks sulega ja kannaks raha kukrus ja ei meeldinud internetis maksta ja kõike teha, siis inglid on mind kogu aeg suunanud, õpetanud sellega, ka ajaga kaasas käima, tehnikast teada saama, seda kasutama. Nii et teile ka soovitus, kui te ei ole seda varem teinud, tehnika, võtke kätte, õppige, küsige oma nooremate laste käest, et nad teid aitaksid, õpetaksid kõigega, mis on tehnikaga seotud. Proovige teha kõiki neid asju kaasa, need TikTokid, Instagramid, YouTube'i videod, et rahad nagu liiguvad sinna, et nagu see Seppki, ta pidi ka oskama seda asja teha. Et firmad liiguvad sinna, asju saame osta poest, et muidu me jääme lihtsalt maha. Et nagu Jumalgi ütleb, kõige tähtsam meil on kohaneda, et pole jäänud alles see loom, lind, kes on võib-olla kõige ilusam, kõige uhkem, kõige võimsam. Jääb see, kes oskab kohaneda. Alati märka, ole 2 jalaga maa peal, vaata kõrgelt taevatähti, tule tagasi ja siis vaata, kus sa oled. Igas ajastus saad sa rakendada oma elu eesmärki. Olla see, kes sa oled ja täita oma kõrgemat elu eesmärki siin elus. Nüüd mul on ees terve aasta. Ja teiegi võite nii teha. Ma õpetan, ja mis ma tegema, aga ma alati meeldib õpetada, et see ei ole mingi salaasi, et paljudel tuleb tegelikult välja ja panna käsi, see kalender võtta ette, see päike valgustab 2023 on ees, kuude kaipa, paneme käe peale ja tunnetame, te teete sealt pärast, on ju, mina teen praegu, et proovige ja oma kohta ja niimoodi, mis energiat meid valdavad. Saadan kõik mõtted minema, kõikide mõtted hingan hästi sügavalt sisse ja välja. Ja olen valmis vastu võtma kõrgemat informatsiooni. Ma ei ole ammu pendlit kasutanud, kuid selle aasta selles ma võtsin pendli ja ta teeb imeasju. Ta tõmbab kohe seda millegi peale. Pead teile ikka näitama, see on päris imeline. Ma loodan, et ma midagi kinni ei pane. Nüüd vaata, ma panin aasta ja ma hoian nagu selle koha peal. Nüüd palun tal uuesti
Ja nüüd ta hakkab nagu tiirutama ja ta tõmbab nagu nii kõvasti ja ta läheb uuesti tagasi, näed. Ja ta näitab mai 20, 21, 22 nagu nädalate peale. Ja minu küsimus peas oli, et kuna toimuvad kõige suuremad muutused sel aastal mais. Nüüd küsin, kuna me kannatama nende elektrikatkestuse all, ta tõmbab selle veebruari peale, ta nagu, et kohe, ta peaaegu nagu kisub mul käest ära selle. Ta hakkab nagu, raskuse ta näed, ta hakkab niimoodi käima. Ma ise ei tee seda. Ta tõmbab nii, et ta kisub nagu mul käest ära selle. Nii, kuna on kõige õnnelikumad ajad? Vau, näete, kus tõukab ja tõmbab. Mul on nii hea meel, et ma saan seal videos ei näe, aga nii, palun näita mulle kõige õnnelikumat aega. Ja ta valib aprilli, märtsi. Ta teeb suure ringi ja jääb nagu, ma tunnen, kuidas ta tõmbab, et ta nagu jääb ringitama. Märts, aprill, märts, aprill. Ja minusse voogavad sellised head tunded. Mai oli siis muutused. Vaatame edasi. Suurt muutust näitab augustis. Vaatame, mis need on ka siis. Ma panen nagu käe peale. Nagu tulevad sellised nägemused, maailm nagu vapustus tuleb üksteise järgi, et kõik puh nagu pauhud tuleks, et võib-olla ka reaalsed või mitte, et ikka väga muutuste aasta, ootamatused ja teise kanti minekud täiesti, et nagu droonid ikkagi, ongi, ma olen ju vahepeal olnud aastaga august peaks olema see, kus tuleb midagi sellise nende droonidega seoses. No mai tundub selline nagu sõja moodi, vaata nagu need pommid, aga need ei, nagu Ameerika peale, et see nagu juba tükk aega. Aga samas nagu tundub, et see nagu Ameerika enda tehtud, nii et. Aga paha ikka. Aga Eesti kõige suurem probleem on siis need elektrikatkestused. Samas ma mõtlen, et jah, tahtsin seda. Praegu pole õige aeg seda nalja teha, aga et nagu ikka jääb see, et varuga toitu ja vett, et nad jamavad sellega. Et tahavad ja jamavad. Ja energiakriis on tekitatud, on nimelt tehtud põhjusega. Need on nagu monopolimängus meil kõik need alustalad, kaubandus, küte, kõikidega mängitakse. Peab olema valmis. Miks see sööki ka koguda, et see turvalisus ei kaoks ära, et me peame ikka oma elu elama, peame elu eesmärki tegema, aga turvalisus ei kaoks ära, et me ei oleks poest sõltuvad. Nad tahavad kaubanduse ära muuta, nii et need suured kaubandusketid kaovad ära, suured tehased kaovad ka ära. Ja loodame, et lõpuks saab kõik nagu läheb ikkagi hästi, teisiti peab lootma inglitega, teisiti ei saa, aga ja maailm muutub kõik see, et me nagu see ongi, kui inimene teeb käsitööna, siis see tehakse nagu vähe, aga et kui toodetakse nii palju, et reostatakse maailma ja visatakse see pärast merre, et see on nagu mõttetu. Ja teisiti ei saa muuta kui nii.
et me ei tarbiks üle. Me tarbiks arukalt. Nagu läheb tagasi natukene nagu oli vanasti, kui see kaubandus hakkas õitsema, kuidas maailm hakkas õitsema peale sõda. Väga sarnane, nagu inglased alati räägivad, on see nagu kuldsed ajastud, nagu peale sõda need läksid õitsema, see 30-ndad, 20-ndad. Kuldajastu, kus nimetatakse. Et elu läheks lihtsamaks, et me ei tarbiks üle, oleks mõistlikud, mõõdukad, meelekindlad ja vaprad. Et kõik need nagu karjuvad ja agressiivsed, et me lähme poodi ja meile teemiksime emotsiooni oste, et me lähme sinna ja ei ostaks seda, mis meil on vaja, vaid see, mis karjub. Et karjuv meedia asendub ära, kõik see vägivald nagu vaikselt muutub ära. Iga muutus on raske, ka kui tuba hakkad koristama, siis läheb algul kõik sassi ja kõik on nagu kaos. Kuni lõpuks tuleb jälle kord palju ilusam kui enne. Et see kord saabub. Kuid meil toodetakse palju. Muutustega tuleb kohaneda ja kõige tähtsam on olla ise rahulik. Et sa teaks, mida sinul on antud ajahetkel vaja teha ja kuhu minna. Selleks on hästi tähtis keskenduda oma eluteele. Pane kirja, mida sina soovid. Pane see märkmikusse kirja ja pane see ka siis sellesse kalendermärkmikusse iga päeva juurde tee tegevusi. Usu mind, sellel on suur maagia. See, mis sa ette võtad, seda sa teed. See, kes sa arvad, et sa oled, see sa oled. Ja see, seda sa lood, kui sa arvad, et sa oled see, ütleb Jumal. Kõik see, mida sa soovid, sa saad. Mitte täna, mitte homme, aga kui sa ei loobu sellest, siis saab see sinu elu osaks. Seega on väga tähtis teada, mida sa soovid ja kuhu poole sa püüdled ja tee selleks ka vastavad sammud. Selleks pead hoidma ennast erksa, vaimse, rahuliku ja tasakaaluga inimene. Selleks ka mina pakun neid ingliteraapia kursusi, et sa saaksid õppida, kuidas inglitega suhelda, kuidas suhelda oma kõrgemate abilistega, et nende muutuste ajal teaksid sa oma teed ja oma sihti, et sa ei läheks kaotsi, ei läheks hirmu valdkonda, ei loeks liiga palju meediat, kes ajab sulle jura, clickbaite või mis iganes, et sa lihtsalt vaataksid. Aga tõde seal ammu enam paljuski ei ole, nagu ma ütlesin, kas see venegi asi on mäng, moonutatud tõed. Ajakirjandus muutubki, et miks me peame ajakirjandusest lugema seda, mida teevad influencerid teises oma blogis. Et see näitab juba seda, kui vaeseks on jäänud see, mida ajakirjandus pakub. Et vaadake alati allikast ja tuumast, et on inimesi, kes jagavad tõde, on inimesi, keda tasub jälgida, leidke omad. Ja vaadake oma tõde alati, vaadake läbi prisma, meediat peab alati vaatama läbi tõe prisma, mis seal on tõde. Seda mängu ei tasu uskuda, see ajab meeleheitele ja hirmutab. Aga hirmul inimene ei käi oma kõrgemat eluteed, hirmul inimene käib hirmuteed. Seega ka, mis iganes teid minu jutust hirmutas, laske sel hirmul minna. Kui te olete inglitega, teil on kaitseingel, te olete alati hoitud, kaitstud ja armastatud. Inimene saab, nagu Jumal ka räägib, olla täiesti sõjas. Miinid lendavad, aga teda ei puuduta mitte miski, kui tema mõte on asjast üle. Kui tema teab, et tema on turvaline, tema aeg pole tulnud ja ta on kõrgemas vibratsioonis, miskit halba ei saa juhtuda, kui ta ei pea juhtuma. Kui pole teie aeg minna, ta ei lähe. Kui ta ise hirmuga seda ei tõmba, ei juhtu midagi. Ka kõige raskemas olukorras võib hoopis võita. Ja nagu ma ütlesin, nagu alguses ütlesime, mis on need võiduteed, kus on küllus. Osade jaoks tõesti kaovad töökohad, kõik maailm muutub, võib-olla raskeks. Aga võib-olla teil on juba ammu südamele keegi koputanud, nagu mulle koputasid inglid kogu aeg, et õpi tehnikat. Vaata, et sa vahetaksid oma klapiga telefoni nutitelefoni vastu. Vaata, et sa õpiksid neid asju kasutama.
et olla ajaga kaasas. Et mõista, et küllus läheb sinna ja meiegi peame seda tegema, et omale leiba teenida. Et olla elus, hoida oma keha elus, elada majas. Me ei pea ajama taga nagu ikka seda, et nagu jumal ütleb, me ei pea ajama taga kullast WC-potti ja absurdseid Porschesid ja neid asju. See on mingi õppetunni osa. Me võime saada miljonärideks, biljonärideks, sest see on juba jälle allumise õppetunni osa, millest me siis siin raamatus, et alati ka vahet ei ole, mis elus ja maailmas toimub. Meie teeme oma õppetunde, nagu siin on 33 õppetundi, mida me kõik peame tegema. Osa on seotud turvalisusega, osa on seotud armastusega, osa on seotud siis vaimsuse ja maailmas olemisega. Et jah, et mis iganes juhtub, meie käime oma eluteed ja need asjad mõjutavad meid, kuid mõni saab sellest rohkem puudutatud, mõni mitte. Inglid väga soovitavad uuel aastal väga sügavalt enda sisse vaadata, kes ma olen, mida ma tegelikult teha tahan, miks ma siia maailma tulin ja mida ma tahan muuta. Oma kõrgem elutee pettub teie hinge peidetud unistustes. Ja miks, et on sagin, on vaja tegevused, 70% ajast me tegeleme ellujäämisega, oma keha ellujäämisega, söömisega, käimisega, kütmisega ja kõigi nende asjadega. Kuid on hetki ja kui meile midagi tuleb meelde oma eluteest või mida on vaja teha, kirjutage see kähku üles, sest see ununeb. Nii nagu inglid alati ütleb, võta märkmiku oma unenägude jaoks. Võib-olla saad sealt vajalikke sõnumeid. Võta märkmik oma ideedeks ja inspiratsiooniks. Kirjuta üles, mida sa kavatsed tegema hakata. Tee suuri plaane. Tee suuri plaane ja projekte suurtesse viikustesse. Pane kõik kirja, mida sa tegelikult teha tahad. Kõigest alusta muidugi sellest, nagu jälle mul siin raamatus on täiuslik päev siin lõpus. See on väga tähtis, et sa korraks saaksid kontakti sellega tegelikult, mida sa tahaks. Nagu kõik räägivad, kõige täiuslikum mina, kõige täiuslikum päev. Siis panedki ka kõige täiuslikum aasta. Millised on sinu aasta energiad? Vaata läbi oma aasta. Ja mõtle, mida sa tahaksid teha jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, mais, juunis. Kõik vaata üle, mida sa tahad teha. Elus läheb niimoodi, et pool aastat kuni jaanipäevani on nüüd praegu on nagu ütleb vanade eestlaste järgi on pööripäev ja tegelikult on hästi, kõik nagu hakkas pihta ja kestab kui nüüd jaanipäevani. Ilmad, asjad, kõik. Vaata kuud, jälgi, eestlane vaatas alati taevatähtest, ta teadis alati ette, olid mõistutud, kui sel päeval oli selline ilm, siis sel päeval tuleb selline, me oleme kõik selle unustanud. Aga need teadmised on olemas, kasuta, nagu ongi, alati kasvata kõike, kui hakkab kasvama kuu. Ja kui tahad midagi kahendada, siis kui kuu kahaneb, millestki lahti saada. Vaata üle oma aasta, mõisteta oma energiaid, pane kirja oma elu just nii, nagu sina sooviksid seda elada. Lase kõik kõrvale, kõik raha, kõik see, et mul pole aega või ma oleks pidanud seda tegema siis. Maailm on nagu nii muutumas. Kõik see, mis sa soovid, saab sinu elu osaks täiuslikult, kui sa rakendad oma elu eesmärki. Pole vaja muretseda. Sa jõuad sinna. Lase kõik vabaks ja unista lõpuni, millist elu sa soovid elada. Ja siis lase see vabaks. See hakkab sinu poole tulema. Aga see ei tähenda, et sa lähed nagu pikali, paned käed nii, ütled, küll nüüd tuleb. Ei. Midagi peab ikka tegema. Lastes vabaks ja usaldades pead sa olema ergas. Nagu meditatsioonis. Sa pead olema rõõmus. Sa lased kõigil mineviku valudel minna, kui vaja tegeled sellega, lähed spetsialisti juurde, hoiad oma keha hästi. Ja siis, kui tuleb see õige aeg ja tunne, siis tegutsed. Ja selleks pead panema need asju kirja ja uskuge mind, sellel on suur maagia. Kui sa paned kirja, see tuleb. Paned päevaplaanid kirja, paned nädalaplaanid kirja, paned kuuplaanid kirja, paned aasta kirja. Võta kätte
no kas või samuti, kui sulle meeldib pendel. Ma ei ole suur pendeldaja, aga siin see imeline kristall on mulle nii palju, ta on isegi niimoodi, et on vahepeal hakanud nagu täiesti sätendama, et kuskilt ta leiab valguse ja ta näitab nagu kõiki värve. Et ma olen nagu inimestel eraldi teinud neid ja siis tuleb siuke võrratuid asju, et mingi päev, aga see mu sünnipäev ja mu tütre sünnipäev ja siuksed imeasjad juhtuvad, et ma ütlen, et see on tal üks imeline päev näiteks aastas, aga te kõik saate seda tunnetada või võtke konkreetne päev, keskenduge sellele. Näiteks võtame 25. oktoober. Ma ei tea, miks ma alati seda võtan. Little Witch in Me. Halloweeni aeg, jah. See on see kõige parem aeg, kes kellel on natukene nõiaverd ja mul seda on. Ega ma muidu siin ei lobiseks niimoodi. Ja siis see Halloween ja hingede aeg. No eestlast oli ka see hingede aeg, esimene hingede Halloween oli, nagu see Ameerika pool need varem, hingede aeg, kus loor on tõstetud ja siis see kulmineeruski selle imelise detsembriga, kus siis on inglid ja valgus. Mis toimub 25. detsember? Paned käe peale oma kalendril ja lased meeled vabaks. Nagu laseksid merelainetel minna ja tunnetad seda päeva. Tundub, et see minu jaoks ei olegi nii hea päev, nagu ma ootasin, vaid nagu raske, nagu midagi tööd teeks või mingi. Ma lootsin nagu, et äkki ma läheks reisile selle aega, seda ei ole. Ikka raske töö hoopis ja tegutsemist. Jah, kahjuks on ka halbu aegu ees. Aga jah, tulebki siis siuke. Tahtsin nagu kergemat aastat, aga pole midagi, tuleb hoopis raskust aasta, see on ikka see must traak on seal, et siuke keeruline muutuste aeg. Püüame väikestest asjadest rõõmu tunda, hoida oma energiaid, koguda, süüa, liikuda, hoida ligi, nagu reisida, nii et jälle ei soovita. Kuna ma siis saan, ei tea. Aga suurendage oma peretraditsioone, mõelge, mida te soovite elus teha. Vaadake enda sisse, tehke plaane. Uus aasta energiad on tegelikult juba väga-väga alanud, et sel aastal tundub, et tuleb kevad varem, kõik tuleb tugevamalt, intensiivsemalt, meie sisemaailm. Me ei saa enam selle eest peita, me ei saa silmi kinni panna, me peame sinna vaatama ja tegema plaane, kuid miski pole erutavam, imelisem ega inspireerivam kui meie enda kõrgem elutee. Kujutage ette, kui te ärkate hommikul üles, siputate teki pealt ja asute tegutsema seda, mida te alati olete teha tahtnud. Just olla see, kes sa oled alati olla tahtnud. Teha seda, mis sa tahad. Algul väikeste sammudega, see on teiste jaoks nähtamatu nagu seeme mullas. Aga see teeb õnnelikuks ja rõõmsaks, täidab valguse energiaga. Sellest võib saada teie kõige imelisem aasta, kui teie otsustate seda ise. Kui te vaatate sügaval enda sisse ja mõtlete, mida ma alati olen teha tahtnud. Kuid ärgem unustagem, et elu on alati liikumises. Võtke sel aastal endale uus hobi, uus liikumine. No inglid alati soovitavad matkarajad, võrratud matkarajad, kus saab nagu haldjad aitavad, inglid aitavad, loodus aitab teid, puhastab loodust, hoiate ennast normaalses kontaktis tervisega. Saate kõndida, saate värsket õhku hingata, saate puhastada ja metsa ja tuule ja päikese ürgjõudu nautida. Alustage alati midagi uut. Et hoida oma vaimu erksana, hoida ennast noorena ja liikumises. Inimene õpib, areneb, liigub terve elu. Ja me natuke vananeme nagu puud, me kõik.
see on elu osa, jumala trikikene meile jälle. Et oleme beebi, siis oleme pruudiga või ma räägin naistest. Pruut või peigmees, abiellume, saame lapsed, kasvatame nad suureks ja siis tuleb tarkusajastu, kus me kõik õpetame, anname või õpime midagi muud juurde ja siis mõtiskleme elu üle. Milline on sinu aasta? Millised on sinu eluaastad, sinu elu kevad, suvi, sügis, talv? Alati saa teadlikuks sellest, kus sa oled, mis vanuses sa oled, mis ajas sa oled, kevad, suvi, sügis, talv, mis on sinu ümber ja rohkenda seda. Nagu inglid soovitavad, et tee enda plaan nüüd näiteks selleks talveks, mida sa soovid kogeda. Näiteks tassteed, fliis, meditatsioon, märkmikud, jalutused looduses. Kevad, mida sa soovid teha kevadel? Pane märksõnad või lõika kas või paberist välja ja pane need seina peale või tee endale selline nagu kas või mõttes või päriselt selline kogemuste soov. Mida sa soovid kogeda? Nagu sa oleks ise ajakirjanik ja sa paned kokku selle hooaja märksõnad. Tee igaks hooajaks oma märksõnad, mida sa soovid kogeda. Pane kirja, mis sul on vaja. Algul võib-olla mõni mõtleb liiga vähe, mõni mõtleb liiga palju, aga leiame kesktee. Ja kui mõtled liiga palju, siis tekib overwhelming või see üle see, et ma ei saa midagi saavutada, ma ei tee midagi. Või kui liiga vähe, jälle, siis ei tule tervikut. Et oleks imeline kevad, suvi, sügis, talv. Pane oma tähtajad paika. Alati armasta ja ole olemas oma lähedastele. Saada neile valgust ja armastust. Anna neile. Elu on alati andmises. Me tulime siia andma. Alati, kui sa mõtled, et ma tahan midagi saada, see lõpeb tumedusega. Alati, kui sa mõtled midagi, et ma annan, sa täidad valgusega kogu ruumi, kogu elu ja kõik. Ja valgus ei saa mitte kunagi otsa, vaid see on lõputu ja kiirgab sinust igavesse aega ja igavesti. Kui sina ise oled valgus, ei saa see kunagi otsa. Sul on alati palju anda. Head nõu, rahu, naeratust, õigel ajal õiges kohas. Mida ma tulin siia andma on võti, mida ütleb Jumal, kuidas saada oma kõrgemale teele. Inglid meenutavad alati, ole tänulik ja palveta, kui vajad abi, et püsida oma kõrgemal eluteel. Liikumine on elu. Sellel uuel aastal. Mõelge jänku peale. Kogu aeg liigub siia, sinna, hoiab ennast karvas ileda ja liikuvana. Nii ka meie. Ja see on nagu loom annab selle teadmise, mis rütmis minna selles aastas. Jänku teeb haake. Ta on küll väike, aga võrratu. Äkki tuleb palju lapsi, sest sigimisel on ka jänesed väga head. Ja kes ei soovi, olge ettevaatlikud. Ja kes soovivad, katsetage. Tervise suhtes tundub väga hea aasta. Kõik, mis ette võtad, hästi läheb. Hoia oma tervist, liikudes. Ja kui on tervist, on edu. Nagu ma ütlesin, edu saladus. Sel aastal meedia. Meedia jänes on samas ka poeet. Poeet ja kunstnik. Ja kunstis ja poeesias on meie hing. Meie kõrgem elutee. Kui vaatad külluse teed, siis kõrgem elutee on alati kunst. Kõrgemad kunstid, muusika, laulmine, tantsimine, kõik maalikunst, teatrikunst. Seal on meie hing. Ja meie võimegi rääkida luules. Vaata, kus vanad eestlased mäletasid seda ja laulsid ja tantsisid alati. Seal on inimese olemise viis, pillimäng, tants, laul ja töö, rakendades oma elu eesmärki ja unistusi. Hoides oma keha tervena ja tugevana. Ja eestlane on seda alati teinud saunas. Saun on meie tervenduseks. Nii meestele kui naistele. Nii, kui tahad olla ilus naine ja naiselik, me peame, nagu me ütleme, me peame teadma aastaaegadest, me peame teadma nädalapäevast, me peame ka teadma seda, et ma olen naine ja mis on naiselikkus. Ja mis on mees ja mis on mehelikkus. Kiirteed sinna, kui sul naisena tuleb probleemi,
et ei oska seda probleemi lahendada, mine pikali, tõsta jalad üles ja teed tikk-takk, harjutasin, nagu inglid ütlesid. Uskuge mind, see mõjub imeliselt. Ja ka maailmakuulus Marilyn Monroe olevat seda teinud. Paneb energiat liikuma. Kui mehel on probleem, siis maha ja 10 kätte kõverdust või jõudu. No võtad kätte, kas palki tõstad või tänapäeval on need jõusaali, need kangid. Mehel siis musklisse ja naistel jalgades. Ja mõtle kokku, nad moodustuvadki täiuslikku tasakaalu. Mehel siin üleval ja naisel siis jalad. Tea, kes sa oled, tea, kus sa oled. Vaata oma aastat, nädalat, kuud ja päeva. Me laseme natukene üle, sest kuna me alustasime hiljem. Inglite järgi on ka alati ka nädalapäevad. Mul on 1000 märkmikke tänu inglitele. Igasuguseid, kõik täis kirjutatud. No kus ma siis saan, kui tarkus tuleb nii minu enda kui teiste jaoks, siis peab selle üles tulema. Nüüd ma see on ka üks tulemine juurde. Tarkusingli kohe üks vale märkmik. Natuke siin lappan. Ta on eelmine aasta, täpselt aastavahetusel andis Gabriel mulle selle teadmise ja ma olen nagu ütlemata õnnelik. No, äkki ikka ei taha tulla siis, kui ei tule või? Oli ikka teine. Okei. Jah. Ju siis oli vaja. Nagu ma ütlesin, vaadake, et mul on need ka tehtud tegelikult inglise keeles. Mul on inglid on mind suunanud juba nagu hästi palju aastaid tagasi sinna, et ma jagaksin tarkusi maailmaga ja teeksin oma channelit ja lõpuks mul on see, seal on inglise keeles on ka neid kõigest räägitud. Aga no mul on ka raamatus, et ongi, et alustame täiuslik päev, et teha täiuslikud aastad. Mul on siin ka lõpus Jumala soovitused, kuidas elada harmoonias, kuidas saada tumedatest tunnetest võitu ja ongi kõige tähtsam, et millist kodu, raha, töökohta teha, et see kõik need tähtsad õpetused, mida sa tegelikult saad ja ootad ja kuidas seda muuta, on mul siin nagu raamatu lõpus on kõik olemas. Et mis iganes nagu ootad, ise teed ja kuidas muudad ja see aasta on väga hea, et muuta täiesti kardinaalselt oma elu ikkagi enes. Et teha need harjutused läbi. Ja igal nädalapäeval on oma energia. Esmaspäev on väga hea loominguks. Moon Day, nagu mõelge see nimigi, Moon Day. Me räägime hästi palju kalendritest, see on hästi tähtis nagu sel aastal. Loomingupäev. Ma annan välja selle, kus ma räägin ka nagu pikemalt nendest. Ma teen kunagi selle meditatsiooni. Teisipäev on Mars Day, Marsi energia, mis on väga hea päev sorteerimiseks, asjade korrastamiseks. Ärge teistega hakata ainult oma asju sorteerimise päev on hull tüllimine, kui ma seda teada sain. Ma saingi aru, iga teisipäev ma võtsin oma abikaasaga tüli üles. Peale seda, kui ma teada sain, et see on Mars Day, ma väldin seda, ma püüan hoida ennast tagasi ja ei hakka lahkama muid asju, vaid parem oleks panna see energia sorteerida sahtleid ja kappe ja vaadata läbi oma e-mailid, kõik selline. Või siis ongi tantsida nagu vihane aborigeen, minna teha väga suuri jõudu nõudvaid tegevusi või alustada millegi sellise suure koristusega. Kolmapäev on jumalanna päev. Seda valdab Merkuur
Merkuur Day, Goddess Day, see on väga hea päev hoolitsemiseks ilu ja enda keha eest ja kõigega, mis sellega on seotud. Osta uusi hügieenivahendid, osta uusi riideid, külastada siis e-poodi või poodi või minna juuksurisse, kui see päev lubab juukseid lõigata. Nagu me tegelikult lõigata võib ainult juukseid, kui on kasvav kuu. Ja neljapäev on Jupiteri päev. Väga hea vaimseks meditatsiooniks. Kui teil pole õnnestunud meditatsioonid või asjad, siis proovige seda neljapäeval. See päev on teiste andmiseks, ingliteraapiaks, vaimseks, kõik selleks, et Jupiter meditatsiooni päev, vaimsuse päev. Reede, Venus Day ehk väga hea päev investeeringuteks ja kinnisvaraga seotud. Kui vaja kodus midagi remontida või kinnisvaraga tegemas vaadata või sellega tegeleda, väga hea päev. See on väga ka saatuse pöörlemise päev. Iga nädal juhtub midagi, et saatus pöörleb, teele tulevad inimesed või olukorrad. Pidutsege, käige saunas, naiselik, samas Veenus energia. Laupäev on Saturn Day. See on abielunaise päev, see on ka vaimsuse päev, see on nagu spa, meditatsioon ja pärast ka perega koos olemise päev. Millegiga, mida naine tõsiselt, nagu ütleme abielunaise päev, et temal on siis see hetk, kuna ta saab tegeleda millegiga, õppida midagi uut ja selleks päevaks mul on siis ka pandud need ingliteraapia kursused, et just see abielunaise päev, et kus saab tegeleda kõrgemate kunstide või vaimsusega või millegi õpetamise või andmisega või spaas käia, siis hoida ennast imelise ja tervena. Et on Saturn Day ehk abielunaise päev. Pühapäev on isade ja emade päev, perepäev. Pühenda see päev armastusele, külasta oma sugulasi just nagu päeva esimesel poolel ja päeva teisel poolel. Tee plaane iga pühapäev. Pane kirja, mida sa soovid algavalt nädalalt. Kaardista oma tegevused, pane terve nädalasse kirja, mida sa soovid teha või mida sa soovid plaanida teha. See on vikerkaarevärvides päev ja pane valmis ka riided ja asjad, mida sa järgmine nädal saaksid kasutada, et esmaspäeval oleks valmis. Ja esmaspäev hakkab jälle pihta, see on siis Moon Day. See on väga hea päev, et tegeleda kunstiga, loominguga. Väga hea päev tegelemiseks loomingu ja kõrgemate kunstidega. Milleks on laulmine, tantsimine, pillimäng, muusika kirjutamine, millegi uue loomine, oma unistusega tegelemine, plaanide tegemine, unistamine. Hea kuulata muusikat, süüa kergelt, käia jalutamas, hingata värsket õhku ja vaadata looduse ilu ja päikeseloojangu imet. Siin tuli vahepeal selline väga kindel sõnum, et terve see aasta on nagu muun ja muun, kuu, haare, muun, et terve see aasta energia nagu esmaspäeva energia ehk kuu energia hästi tähtsaks muutub sel päeval kuu, jänese jaoks on kuu, ongi kuu kunstid ja endasse vaatamised. No oht on see, et võib depressiooni sattuda, ärges liiga palju vaadake. Rõõm kähku tagasi, rõõm, nali ja naer, tasakaalustab alati kuu. Kuu tasakaalustab alati päike ja ütleme siis see päikesepõimik. Oma ilu ja tahe, et väga ei tohi alati sukelduda enda muuni, nagu enda kuusse. Ja kui miskit on, pange see loomingusse ja loomingu jaoks tõsiselt hea aeg. Kõrgemad kunstid, kõik. Suurepärane aasta tegelemiseks loomingu ja kõrgemate kunstidega nagu laulmine, tantsimine, pillimäng, muusika, kirjutamine, millegi uue loomine, oma unistustega tegelemine, plaanide tegemine, unistamine. Tervis peaks selle aastal on hea, jänesel on hea tervis. Muidugi, kui midagi on hea paastuda, süüa vähe, siis hoiad nagu hästi oma mõistuse erksa ja keskendud vaimsusele ja hästi palju allikavette, roheline tee aitavad hoida vaimu erksega, mediteerida ja tegeleda kõrgemate kunstidega, olles ikka nagu peene, vibratsiooniline, päikeseloojangu ja kuu vaatamine. Et kuud näha või panna kirjagi, et sel ajal on ilus kuu või võtta see aasta, et näiteks, et
ilm.ee või see, mul on kuufaasid on siuke, no ma ei ole väga suur selle teadlane, aga natukene alati inglid suunavad mind, et vaata alati kuud, otsi üles, vaata, mis kuu on, loe kuu kohta, et sa saaksid teada ja võib-olla kellel vähegi huvi võib minna süvitsi, et vanad eestlased väga rääkisid vahvaid asju kuust, et näiteks kas või seda, et kuna võiks pesu pesta, näiteks valget pesu, et linast pesu oli kindlasti väga raske pesta ja teatud kuu ajal nad pesid seda pesu ja oli ainult üks kuu. Nüüd ma ei mäletagi, et täiskuu aeg vist oli, kuna pidi veebruarikuus, kuna võeti palki metsast, et on ainult, et sul oleks kõva palk, et on kõva kuu, on pehme kuu ja et praegu mina ei ole selle teadusest, ma ei hakka, aga on need teadmised kuust, et lähme kõike uurime kuud, siis oleme nagu sel aastal heas energias. See sõna tuleb kogu aeg, haaremuun, see on nagu siuke jumalanna haare on Easter nagu, kes seda aastat ka valitseb, et uus sünd, jah, uus sünd, muna kevad on kõige tähtsam sel aastal, uus sünd, uue alustamine, muna, algus, entusiasm ja noorus, tervis, elujõud. On väga hea aasta alustamaks midagi uut. Laske vanal minna ja laske uuel tulla. Ja nii tore oli teiega. Peame hakkama lõpetama ja kokku võtma. Teeme veel ikkagi ka meditatsiooni, et nüüd meid ootavad täna pidustused. Kõik. Nautige oma elu, aastaid ei pea olema palju, väike pokaal, veega mull. Äkki õhtul asendan šampusega. Kuigi see hakkab ruttu pähe, siis pole mõtet. Head suupistad, nagu alati vanad eestlased laual peab olema kala. Uus aasta. Haaremuun. Rahuneme nüüd. Hinga hästi sügavalt sisse. Ja välja. Lase kõigel minna. Vaata, et su jalad oleks sirged. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Nüüd on tulnud aeg, kus sa ei pea mitte kellegi pärast muretsema. Ega kellegi jaoks olemas olema. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja ning lase kõikel minna. Täna tuleb imeline päev ja mul tuleb imeline aasta, ütle endale mõttes, täis valgust, armastust, jõudu ja tarkust. Elujõudu, rõõmu. Ma loon endale ise imelise aasta, hoides oma mõtted ja teod puhtad ja positiivsed. Ma ei takerdu vanasse, vaid leian jõudu uuest. Ma lasen rõõmul enda peale tulla. Ma lasen armastusel endas olla. Ma lasen küllusel ennast leida. Tuulel tuua mulle tarkusel ja päikesel paitada oma põski. Ma olen see, kes ma olen ja ma olen imeline. Ma olen alati see, kes ma olen ja ma olen võrratu hing, vaim, jumalik looming ja tarkus. Ma olen jumalik, terve ja armastatud. Mu elus on palju armastust. Mu elus on palju tarkust, vaimsust, rõõmu ja imet. Ostera. Meelde ta nime Ostera. Ta jumalanna Ostera sümboliseerib kevadet ja kevade algust. Jumalanna Ostera poole soovitan naiste pöörduda. Ja
kui tuleb see Easter, Eestis ka munadepüha, siis see on üks väga tähtis, et seda kindlasti tähistage sel aastal. Valmistage juba ette. Ma tahtsin seda kasti tuua, et mul on, ma tean, aga ostara tahtsin kasti tuua, jah? Tehke ka oma Easter, ehk ongi need haaremuu kast. Ja mis meil siin sees on? Jänes. Et hoidke endaga need jänes, jänese sümbol. Jänesed võtame välja, fluffid ja lastele soovitan teha ühe sellise võrratu mängu. Kõik pehmed, need on mul juba kogutud, näed, selleks aastateks, et väga suuresti tähistada haaremuuni, kevadet. Üks vahva mäng nii endale kui teistele, see on ka tuntud, et pange tuppa või kuskile, leidke neid, koguge kindermunasid. Ma olen ka ostnud suuri, sealt sain hald ja jälle kõik tuleb. Ja pange lastele sinna kingitusi või ostkegi neid suuri munasid ja pange toa peale laiali, väike korvike kätte ja otsida neid üles. Siia võib panna kõike, mida siis on vaja, mis on uueks aastavaks kevadeks vaja. Aianduskindaid, juuksekumme, minte. Kindlasti valmistage ette, et võtke kevadeks üks taim, mida kasvatada oma aknalaua peal. Pritsige teda hallika veega ja vaadake, kuidas see teeb teile rõõmu ja kuidas küllus tuleb. Mis iganes taim, hernes või mingi münt või basiilik. Ja kasvatage seda. See toob teie koju seda uut energiat. Võite alustada sellega nii vara, kui saate. Tegelikult ju aianduses juba väga vara saab alustada millegi kasvatamisega ja vahetada seda välja. Vahepeal väikesed asjad teevad suuri asju ja toovad teile energiat. Ei peagi nii teadlikult kõike teadma. Pehmed, fluffid asjad. Isegi Feng Shuis on vaatad olemas sellised asjad, et ostad mingid asjad või et seda aasta energiat, et siis et jänes on siis hästi pehmed. Hoidke ja endale pehmeid energiaid. Mis meil siin siis veel? Kutumisvärv. Näe, ja jälle tuleb. Ja see on nagu siuke nagu papakoi. No, mina tulin rääkima, kuidas asjad edenevad. See on see väike papakoi, et see aasta sümboliseerib. Ma alati võtan nagu kuskilt mingit märki ja seekord näed, tuleb see papakoi aasta, jänes ja siis, et räägime meedia, ajakirjandus, YouTube'id ja kunstnikud ja näitlejatele hea aasta. Ja noh, on ju, nagu kõrgemad kunstid, no me kõik lähme sinna poole, siis ongi super. Teater, teatrikunst, kõik. Aga mõjutatud on ka ta väikesest draakonist. Draakonil tuli kogemata praegu tiibera. Jah, see on märk. Väikesed draakonid ka siis mõjutavad. Mida üldse draakon sümboliseerib? Seda tasub uurida, vaadata, et draakon mõjutab meie aastat. Aga jah, väiksed armsad jänkud, jänesed. Et jänes on ikkagi terve, sigimine, sagimine,
pehmus ja samas ta on ikka suur kunstnik ja poeet ja meie ka, meie hing poeesias ja kunstis. Tehke palju nalja ja rõõmu, nagu ma ütlesin, et kuu nagunii nagu tuleb peale, kas sa tahad või mitte. Et nagu ma ütlesin, et see teisipäev, et seal, et kas sa tahad või mitte, et korrektuur tuleb, et parem on juba vältida, et hakka parem tuba koristama, pane see energia sinna, kui lasta seda enda üle valitseda. Ja nii on ka, et rõõmu, nalja, naeru ja teatrit siis hoiab tasakaalus, et seda kuud tasakaalustada. On vaja tasakaalustada päikese, nalja, naeru ja rõõmuga. Jah, eks siis kuuleme palju täna, võib-olla sel aastal uuestest aastast stand-up komöödia inimestest ja kerkivad uued tähed ja staarid ja näitlejad ja üldse, raskel ajal ongi rõõmu rohkem vaja. Sõja ajal on alati mitte meditatsioon, nüüd võib-olla ju ongi meditatsioon nüüd sel aastal, aga muidu meeleahutus on alati arenenud just sõja ajal. Ja juhused ei ole ja ma panin just pähe endal tegelikult, see on Ukraina rahvuslilledest pärg, mille mulle kinkis Shanna. Mõtlesin nagu kevadega seoses, aga nüüd mul oli meditatsiooniga, nüüd tuli meelde. Need Ukrainast me kuuleme, vaatame, laulame sellel aastal me ikka selles energias, eriti Eesti. Ja minagi alustan uuel aastal uut ja proovingi teha seda veelgi enam nagu olla olemas ja teha vaimset hommikut Terjega. Sellist spirituaalset, lõbusat uue aasta tervitusi ja terve aasta sellist jutusaadet. Muidugi lähme edasi ingliteraapiaga. Õpetame ingliteraapiat ja meditatsiooni ja selliseid väikseid õpetusi vahele ja meditatsioone. Aga see vaimne hommik Terjega. Et minus on ka vist ikkagi see näitleja pisik, nii et loodan selles särada teiega. Tänan, et te kõik siin olite ja mind kuulasite, vaatasite, lasite minu andel särada, mulle anda edasi teile peaingel Gabriel ja inglite soovitusi. Ja uskuge mind, inglite soovitused on sellised kerged, lihtsad, lõbusad, nagu kõigil oleks teada, aga seal peetub suur tarkus. Iga element või iga asi, mis mul tegelikult seoses minuga juhtub või toimub, kui ma inimesi aitan, sellel on jälle kõik mõte. Ma ei ütle tavaliselt kunagi niisama. Vahepeal ma mõtlen, et kas see on nii ja naa, aga pärast saan aru, kui ring saab kokku. Milleks seda oli vaja ja miks see nii on. Uus aasta tuleb uue hooga. Meie ise loome seda. Tuleb takistusi, lähme nendest üle. Alati naerdes, tehes nalja, rõõmustades, uskudes oma jõusse ja oma valgusesse. Sellesse, et sa oled võimas ja sa oled kohal ja olemasolusse. Uskuge iseenda olemasolusse. Ja hakkamegi lõpetama seda võrratut imelist jutuamist, meditatsiooni. Ja loodan teid kõiki veel näha mõnel oma meditatsioonil, ingliüritusel, ingliteraapia kursusel. Ja soovin teile imelist uut ja võrratut aastat. Ja inglid tulevad kõigi teie juurde ja õnnistavad teie aasta. Nii on Gabriel ütlenud, kõik, kes täna tulid siia, kõiki, kelle nimed siin on, inglid teevad teile, nagu ma tavaliselt teen seda ingliteraapiat, nemad teevad teile selle pühitsuse, õnnistuse. Te võite seda tunda, võite seda märgata. Aga te olete nüüd rohkem hoitud, kaitstud, armastatud ja inglitest ümbritsetud.
Pole olemas ühtegi olukorda, mida ei saa lahendada kõrgemas valguses. Ja te olete hoitud, kaitstud ja armastatud. Ja kõik head. Ja lõpetamegi siinkohal. Tänan teid kõiki. Palju ingleid, armastust ja